ma ei tea, ma hakkan varsti seda juba mingi, ma ei tea, põhivlogiks, põhitoa vlogiks nimetama. aga saate aru, mul läks 26 aastat aega, millest 26 aastast ma olen alkoholi tarbinud 14 aastat. jah, ma olin 12, kui esimest korda proovisin. aga mul läks kogu see aega selleks, et aru saada, kui sa jood, järelikult sul kusagil midagi valutab. Sest et inimene niisama ei kuku jooma. Üldjuhul midagi ikkagi peab valutama, midagi peaks ikkagi nagu juhtuma. Et päris niisama ei ole. Okei. Kuidas ma sellest nüüd aru sain? Kuna mul on praegu nagu reaalselt väga räige stress, nagu väga õudne ikkagi. Ja ma ei suutnud pidureid jälle pidada joomisel. Ja nüüd ma siin siis olen. Mul on siuke pohmakad mul enam ei ole. Aga mul on hästi madal meeleolu. Hästi madal meeleolu. Ma ei taha mitte midagi. Selles suhtes, et inimesed, kes mind juba lähedalt teavad 2-3 päeva ma kindlasti nagu peale joomist nagu 2-3 päeva ma veel taastun. Ja siis mu meeleolu nagu veel taastub. Ja siis alles 4. päeval ma olen enam-vähem okei nagu. Ja ma küsisin nagu ChatGPT käest ka. Siis ta ütles, et kuna mul on veel bipolaarne häire, mul on niigi aju hästi tundlik. Ja siis ma teen nagu veel hullemaks selle. Ja mis ma võissin? Ma ei taha enam niimoodi. Ma nagu päriselt ma ei taha enam nii. Ma saan aru, et ma ei pea ennast tundma kuidagi halvasti, on ju. Peale igat, mina ei tea, mingit alkotarbimist, on ju. Ma ei pea tundma ennast halvasti. Aga ma tunnen ennast pidevalt halvasti. Ma tunnen nagu ma oleksin, mina ei tea, milliseid asju kokku keeranud, on ju. Või mis iganes, kuigi ei ole mitte midagi teinud. Aga lihtsalt ma nagu tunnen iseenda ees nii süüdi, et ma ei suutnud nagu... Ma ei suutnud tugev olla siis äkki, ma arvan. Ja. Et nüüd siis on niimoodi, kui mul tekib isu, et võiks, siis ma küsin enda käest. Aga kus mul valutab? Miks mul valutab? Ja mis ma saaksin praegu teha selleks, et ta ei valutaks? Alkoholi ravimine ei lähe sinna juurde. Üldjuhul me tavaliselt alati. See on juba, mina ei tea, see on juba kunagi, kuna see alkohol välja loodi, siis sellest ajast juba hinge neid üritatakse alkoholiga ravida. Hingehaavu. Mul muidu ei ole sinikas. Mul niimoodi, kui te arvate, et mul on sinikas, ei ole. Ja suht siuke meh on olla. Samas on positiivne see, et ma olen jõudnud ise. Vaimsetest asjadest ongi alati see, et sa pead ise jõudma selle järelduseni. Nii kaua, kui sa ise ei jõua, nii kaua, ei olegi mitte midagi mõtet. Ma ei tea, psühholoog võib sulle seda sisse peksta, aga nii kaua, kui sulle endale ei jõua kohale, nii kaua nii on. Oh jah, ma ei tea, suht siuke kass on olla. Pole midagi. Elu on õppimise koht ja nüüd ma hakkangi üritama kasutada seda võimalust, et miks valutab? Ei, kus valutab? Miks valutab? Ja mida ma teha saaksin? Ja vajadusel panen ka kõik paberi peale kirja.
ja siis ma saan, ma ei tea, kas või a la psühholoogi juurde viia. Tegelikult mul oli täna plaanis minna trenni. Aga ilmselgelt ma ei lähe sinna. Sest et mu jaoks on isegi koeraga jalutamine on üliraske pingutus. Et jah. Nüüd ma siis olengi niimoodi ülehomseks, ma pean korda saama meeleolu täiesti. Sest et siis ma lähen tööle. Ja siis nii ongi. Kahjuks õnneks. Näed, keeruline olla bipolaarne ja alkoholisõltlane ka veel. 2 asja, mis ei käi kokku. Jah. Ma lõpetan nüüd oma jönnimise ära ja suht lühike jonnimine tuli, aga ma loodan, et te saite oma põhisõnumi kätte. Et ikkagi, miks me joome ikka sellepärast, et kusagil midagi on puudu või valutab. Minul on pigem see, et mul oli vaja lõdvestuda. Ja ma tean, et Xanaxit, alkoholi ja minu rohte ei tohi võtta koos, bla bla bla, ma tean seda, aga ma ikkagi endiselt tegin seda. Jep. Ma olen siuke uhu peast, issand, see tundub nagu reaalne oleks mingit megasiinikas ja aga ei ole. Ai, siin ikka tundub küll mingi väike siinikas olevat, aga mitte nii suur nagu. Et jah. Ikka ma ei tea. Ma nüüd lähen pikali ära ja lihtsalt eksisteerin seal maailmas. Nii imeline. Kuhu ma ennast olen jälle viinud. Nüüd näete, kuidas mul elu käib. Ja kes selle süüdi on? Ikka mina. Aga ei ole midagi. Ma õpin oma vigadest. Ja kui vaja on, kõnnin veel 10 korda reha otsa. Aga ma lõppkokkuvõttes 11. korra pealt ma enam ei lähe tema otsa. Ja. Kõik. Ma nüüd lähen siis. Aitäh, et mu jõnnimise ära kuulasite. Jah, lähen nüüd kõik.